Hei, Siim siin täna räägin, miks kirjalik laenamine töötab. Just, et miks töötab, mitte kuidas töötab. Kuidas me oleme juba näinud siin lahutamiste videodes. Nii, ja võtame nüüd endale ühe arvutuse siia. 2031 miinus 88. Nii, et näidata, kuidas see siis töötab, ma jagan kohe selle arvu erineva suurusega juppideks, jagame selle 2000-ks, üheks 30-ks ja üheks samamoodi 88 jagan 80-ks ja 8-ks. Nii, ja nüüd kui ma kokku liidan 2030 ja 1, siis ma saangi 2031 ja 88, ja see on ilmselge, et 80 pluss 8 on 88. Nii, ja nüüd kogu see võlu tegelikult seisneb selles, et me hakkame nüüd võtma erinevatest suurustelt, võtame lihtsalt juppe ära, põhimõtteliselt, võtame nii, et kui me vaatame nüüd, võtame lihtsalt siit 30-lt, võtame 10 ära, et meil jääb alles 20 ja selle 10, et me selle asemel siia kirjutada, me kirjutame ta siia üheliste juurde, et kirjutan 10 üheliste juurde. Ehk siis nüüd on meil mitte 1, vaid on siin 1 ja 10, ehk siis need kokku teevad 11. Ja sellest, miinusmärgiga, sellest me saame võtta 8 maha põhimõtteliselt. Nii, samamoodi me selle 2000 organiseerime ümber. Põhimõtteliselt me teeme selle 1900-ks. Nii, ja võtame siit selle 100, et siin 100 läheb rändama, tuleb siia. Ja siis meil tuleb 120. Nii, ja kui me nüüd selle siin välja kirjutame, selle 1 ja 10 annavad kokku 11, siis me saamegi, et on 11 miinus 8 on 3, 120 miinus 80 on 40 ja 1900, see jääb 1900, siit tuleb midagi lahutada. Ja kui me need nüüd omavahel kokku liidame, siis me saame 1900, 43. Kirjutan siia 1943. Ja samamoodi võin kontrolliks teha siin kõrval selle kirjaliku lahutamise läbi, niimoodi, siis laenan kõigepealt 3-lt, siia jääb siis 2 paremini, 2, ühe asemel jääb 11, 11 miinus, samamoodi 11 miinus 8 on 3, 2 ei saa lahutada, siis otsime siit, võtame 2, teeme 1, siia läheb 10 edasi, 10 sajalist läheb edasi, aga 1 sajalisi paneme madalamale, ehk siis jääb ainult 9 alles ja siia tuleb 10 juurde, ehk siis on 12 miinus 8 on 4, 9, 1. Vastus tuleb sama. Nii, ja võtame veel ühe arvutuse läbi, võtame näiteks 83 ja lahutame sellest 55. Nii. 55. Nii, võtame jälle lahti selle. Võtame selle lahti siis 80-ks, eks 8-ks kümneliseks. Nii, ja võtame selle lahti, siis teine osa on 3. Et kui me 80 pluss 3 kokku liidame, siis meil on lihtsalt 83. Nii, 55 võtame ka lahti ja 50 ja 5. Nii, ja nüüd hakkame regrupeerima või uuesti gruppideks panema. Nii, ma vaatan, et siin on meil 3 on liiga väike 5-st, siis me lihtsalt grupeerime selle 80 ümber. Me grupeerime 88 osaks. Üks osa jääb meil 70 ja tõstame 10 siia. 10 siia. Et siis 70 pluss 10 moodustavad 80, 80 võtame ära ja 10 pluss 3 on 13. Ja siis kirjutan siia lihtsalt juurde. Ehk siis meil on, ma kirjutan korrektselt. Nii, 10 pluss 3 on 13. Nii, ja me lihtsalt, mis tegime? Me lihtsalt tõstsime 80, võtsime 8 arvuks lahti, mis ta on 70 ja 10 ja aitsime siis sellega 3 saada suuremaks 15. Ehk 3 siis sai endale 10 suurust juurde
ehk siis muutus 13-ks ja nüüd sellest tuleb 5 maha võtta, ehk siis see on 8 ja kui me võtame 70-st 50 maha, see on 20 ja kui me nüüd omavahel kokku liidame, siis me saame, et see on 28. Samamoodi kui me siin selle kirjalikult läbi teeksime, me laename 80-lt ühe, 80 muutub 70-ks ja 3 muutub 13-ks ja 13 miinus 5 on 8. Nii, ja 7 miinus 5 on 2. Vot, ongi sama. Et ma siis kordan veel kord üle, et laenamine, miks laenamine töötab? Laenamine töötab sellepärast, et me sisuliselt jaotame ümber osasid, arvuosasid. Me jaotame ümber siin teises näites siis 88 erinevaks osaks, millest siis üks osa aitab üks järk väiksemal arvul siis suuremaks kasvada sellest, millega teda lahutada tahetagi. Ma loodan, et see oli abi, et saite aru, miks see töötab, et kontrolltööde ajal või siis kiiruse mõttes on alati mõistlik seda esimest varianti siin, seda, mis siinpool on, kasutada. Aga kui sa kardad või eksid või oled selline, ei tea, ei ole endast päris kindel, siis võid proovida selle jagada tükkideks ja siis proovida tükke ümber tõsta. See nüüd võtab küll rohkem aega, aga eksimisvõimalus on oluliselt väiksem. Vot. Et kontrolltööde ajal esimene variant, et kui ei ole endast kindel, siis kindlasti proovige ka seda pikemat varianti jagada tükkideks, tõstke ümber suurusi ja siis te saate palju kindlamalt selle õige tulemuse kätte. Aga harjutamise peale tuleb see esimene variant ka peatult juba välja. Ole tubli!